Täna õpetan ma teile lollide püüdmist või mida pedagoogid kutsuvad liitprotsendiks. Ütleme, te tulete ja te võtate mult laenu 100 euri ja ma ütlen, et iga aasta kasvab see 10%. Loll tuleb, loll mõtleb, kasutab oma väikseid halle ajurakke ja ta mõtleb välja, et tal on 10 aasta pärast vaja maksta mulle 200 euri, mis pole paha. Tegelikult on esimene kord ja 100 pluss 10% on tõesti 10 euri juurde. Aga järgmine kord, vaata, siis on 10% 110-st. Nüüd tuli juurde 11 ja siis edasi ja edasi ja edasi. Ja lõpuks tuleb välja, me teenisime peaaegu 260 euri. Seda saab arvutada sellise valemi järgi. Nüüd pedagoogid ja pankurid võivad teile paremini seda seletada, aga ma sain siit ChatGPT-lt paart nõuannet, et see A, see on siis see algsumma, see on 100, millega me alustasime. 1 pluss miinus, see loeb siis, kas me võtame või anname ära seda protsenti. Meie paneme juurde, eks ole, pluss B protsent, see on 10%, jääb 10 sinna. Nüüd see sulu väljaspool, see N, see on see, mitu tiksu me teeme. 10 korda tõuseb meie tiks, 10 aastat, eks ole. Ja kui me selle välja arvutame, siis me saamegi selle. Päris 260 ei ole, aga ega sente lugedes rikkaks ei saa. Aga jaa, olge siis kindlasti tublid ja mu uus audioraamat on väljas, ostke kindlasti. Me tegime sellise uue pastaka, mida saavad kõik osta, #äraolevaene, väga tore. Ma saatsin ka hardcoveris rikkaks saamise õpik ja rikkaks saamise õpik 2.0. See ei ole teine osa, see on lihtsalt esimene uuesti ümber mõeldud.